Tere! Olen Raido Puust ja selles videos räägime põgusalt IFC faili valideerimisest ja seda esmalt läbi käsitsi teostavate vaatluste kontrollide. Siinses näites kasutame hoone näidet, kuid edasises videos vaatame ka silla viadukti näidet. Samas soovitan sõltumata fookusest vaadata esmalt käesolevat videot, kuna hilisemas näites me siin räägitud üldistest Bonsai-BIM asjadest uuesti ei räägi. Pane tähele, et osaliselt puudutame ka lähtetarkvarasid, milles IFC eksportimise seadeid vaja tuunida. Alustame! Tervitus! Olen Raido Puust. On ülioluline, et IFC faile valideeritakse, kontrollitakse, kas need vastavad nõuetele, kas need on loodud head tava järgides. Näiteks kas või georefereering, kas on olemas tegelikus koordinaadis, kas ka pöördenurk vastab põhjasuunale. Üldjuhul on IFC vaatoris olemas ka mõni töövahend, millega saab valida üksikut punkti ja kontrollida, kas see peegeldab tegelikku koordinaati. Sama siis ka pöördenurgaga, näiteks kui me vaatame oma mudelit põhjasuuna järgi. Täiendavalt ja abistavalt saame kaasata ka lisafaile, kas siis IFC või sõltuvalt vaatorist ka muus vormingus, mis on genereeritud tegelikust koordinaadist, näiteks EHR-i andmed. Juhul kui IFC tegelikus koordinaadis ei ole, siis tuleb leida viisid selle parendamiseks. Ja need on mõistagi juba tarkvara spetsiifilised. Endiselt kasutame ka selles videos Blenderi ja Bonsai-BIM tarkvara kombot IFC vaatorina, kuid sarnaste tööprotsesside järgimiseks saad kasutada ka endale meelepärast IFC vaatorit. Põhimõtted jäävad ikkagi samaks, kuid muidugi funktsionaalsused võivad olla erinevad, tarkvara spetsiifilised ja ka IFC versiooni spetsiifilised. Meie kasutame hetkel IFC 4.3 versiooni mudelit. See eramaja projekt on eksporditud Autodesk Revit tarkvarast. Rääkides georefereeringust, tegelikust koordinaadist, siis Autodesk Revitis on selle jaoks Project Base Point ja Survey Point. Kui need on paigas, hetkel on nad seotud mul hoone nurgaga, siis IFC eksportimise käigus, export IFC, võtan siit 4.3 seadistuse, Modify Setup ja paanil Geographic Reference. Siin ma saan markeerida, veenduda, et mul oleks kasutusel Eesti koordinaatsüsteem. Lähen tagasi Bonsai-BIM-i. Lisaks nüüd georefereeringule, et ta on õiges koordinaadis meil. Ma ilmselt tahaks vaadata ka ruumilist jaotust, et kas see on korrektselt esitatud paigas. Nii nagu varasemalt on saanud ka mainida, kõige ülemine on projektitasand, siis maa-ala tasand IFC site ja siis juba IFC building, juhul kui räägime hoonest, aga teised valikud on ka siit nimekirjast näha. Sõidutee, raudtee ja veel mõni. Muidugi korruse tasapinnad, kas need on loogiliselt nimetatud ja juhul, kui meil on ka mitmeid erinevaid IFC osamudeleid, et kas kasutusel on ühtne struktuur. Muidugi me peame ka teadma, kuidas seda infot on võimalik IFC struktuuri genereerida lähtuvalt lähtetarkvarast. Näiteks jällegi Autodesk Revit näitel, kui ma vaatan Manage ja Project Information, siis ma näen, et mul on defineeritud building name, eramu 01, see läheb siis IFC building alla. Lisaks ma olen lisanud ühe lisaparameetri nimetusega site name ja see automaatselt seotakse ära siis IFC site'iga ja kasutan seda välja selleks, et markeerida näiteks katastritunnus. Aga selleks võib olla ka näiteks mingi muu väärtus. Ning project name ja project number, need on siis IFC project tasand, mida me ka Bonsai-BIM-i näitel esimese reana näeme. Ma olen meelega pannud building name, et mul krundil on eramu 01, sest sellel samal krundil võib tegelikult olla neid mitu. Või siis näiteks üks on eramu, teine on võib-olla abihoone 01, võib-olla saunamaja. Kas seda 01, 02 alati on vaja markeerida, võib-olla piisabki hoone tüübist, eramu, abihoone, saun, garaaž ja nii edasi. Aga oluline, et IFC project struktuuris saab olla meil neid mitu. Kui ma IFC eksporti teostan, lähen jällegi IFC, võtan Modify Setup,
siis facility type, juhul kui meil on tegemist sillaga, siis kindlasti see peaks olema valitud kui IFC bridge. No Revitis ma väga sõiduteed, raudteed vast ei projekteeri, aga mine tea, skitseerides võin teha ikka, et sellisel juhul siis on ka teised valikud siin olemas. Nii et selliselt jällegi me tagame, et IFC põhistruktuur räägib korrektset keelt ja see aitab meil ka automaatkontrolle paremini seadistada. Ma näen muuhulgas siin ka tüüpe, juhul kui ma peaks tahtma silla tüüpi markeerida. Sarnaselt sellele, nagu ikka entitite puhul, on need tüübid leitavad ka Building-Smart veebilehelt. Aga mõnes tarkvaras on need tüübid ka juba tarkvarasse sisse integreeritud. No näiteks kui ma lähen tagasi hoone näitele ja sellest me rääkisime siis teises videos, võtan siit Modify Setup ja klikin siin 3 täpil, siis näiteks otsides võib-olla siin slab ja floor, siis ma näen, et need antud juhul seotakse IFC slab IFC klassiga ja vaikimisi on valitud predefined type on floor. Kui ma klikin 3 täpil, siis ma tegelikult näen siin neid erinevaid IFC struktuurist tulenevaid tüüpe, mille vahel saan siis valida. Aga mõnel juhul tuleb need siis käsitsi trükkida, selliselt, et nad IFC struktuuri ka jõuaks. Sõltub tarkvarast. Nüüd järgmine samm, mida ma võib-olla IFC valideerimisel kindlasti teeksin, oleks analüüsida, millised IFC klassid üldse mul mudelis on kasutusel. Tegelikult võib juba sellest nimekirjast välja paista mingisugused ebaloogilised klassid näiteks. Nii et meenutusena klassitasand, siin on siis need hetkel näha. Kui ma teen selle lahti, ma näen tüübitasandit ja omakorda kui tüübi teen lahti, siis üksiku elemendi tasand, occurrence. Ja võib-olla üks näide, mida ma kindlasti tahaks kontrollida, oleks see, et kui palju komponentelemente on mul lisatud IFC Building Element proxy alla ehk siis üldisesse IFC klassi ja kas on põhjendatud. Näiteks kui ma valin selle rea, seejärel klikin siin Select Elements, nüüd omakorda isoleerin need elemendid Shift plus Hash nupuga, siis ma näen, et mul on siin hetkel üldise klassi all mööblielement, diivan, mis pigem võiks olla korrigeeritud. Mul on ka siin mõned tehnoseadmed, jällegi ka need ilmselt saaks korrigeerida, täpsustada. Ja me peaksime vaatama siis originaaltarkvaras või selles lähtetarkvaras, kus see IFC on genereeritud, et kas siis seal saame seostada nende elementidega korrektse IFC klassi. Üldiselt me saame ka igale elemendile panna nagu range IFC klassi, juhul kui ta näiteks eristub mõnest teisest sarnasest elemendist. Mul on võimalik Bonsai BIM-is ka seda korrigeerimist teha. Näiteks kui mul on see diivan ja vaatan Object Information, Object Metadata, saan klikkida siin pliiatsi ikoonil Enable Reassign ja seejärel korrigeerida IFC klassi. Ma hetkel seda tegema siin ei hakka ja pigem räägime hetkel nendest töövooludest, mida peaks enne IFC-sse eksportimist laskma kontrollida, kas neid muudatusi saaks teha nagu eelnevas töövoolus. Kui ma nüüd soovin uuesti kõiki elemente kuvada, siis kasutan klahvi kombinatsiooni Alt ja Hash ja klikin kuskil tühjas kohas, et mitte ühtegi elementi oleks valitud. Endiselt mul on siin ka mahumudel, et selle ma peidan Hash klahviga ära, et valin ja Hash klahv, nii et näen siis natuke puhtamalt seda mudelit hetkel. Nüüd sarnaselt võiksin valida ka näiteks IFC window või IFC door elemendid ja jällegi analüüsida, et kas see, mida ma näen, on loogiline, kas või taas Shift Hash ja Alt Hash, et taastada kõikide elementide kuva. Ma võin kasutada juba ka varasemalt markeeritud Grouping and Filtering sektsioonis olevat Color by Property. Klikkida Color by Property ja seejärel võib-olla visuaalsemalt näha elementide jaotust. Kui vaadata korra silla näidet, mis on endiselt Autodesk Revitist eksporditud, siis tasub rõhutada, et sõltuvalt jällegi IFC vaatorist, tema võimekusest, peame valima õiged IFC klassid, millesse siis oma elementid jagada.
Jah, varasemalt sai ju markeerida, et on ka IFC bridge path silla osad, kust võib leida ka sellised enam levinud silla komponendid, kuid alati pruugi olla see kõige mugavam vaade. Just siis spatial sektsioonis, mistõttu ma saan kasutada ikka ja jälle IFC põhiklasse ja markeerida siis nende juures ära tüübid. No näiteks võtan taas siit file ja export IFC, modify setup. Mul on siin varasemalt salvestatud category mapping, võtan selle lahti 3 stepist ja näiteks kaldasamba abutment juures ma võiksin kasutada IFC wall ja retaining wall. Vaiade juures Pier Foundation puhul IFC Deep Foundation, sellel tegelikult tüübid puuduvad. Samas kui ülemistel vaiedel IFC Column ja Pier Stem. Sillaehituskomponentidele pairings, näiteks IFC bearing ja ka tüüp elastomeerik. Ja slab juures saaksin kasutada kas olemasolevat tüüpi või user defined, not defined varianti. Nii et võrdluseks IFC bridge path, siin ma näen siis selliseid sillaehituskomponente, mis on ka Building Smart kodulehelt näha. Seega hetkel kasutan põhiklasse ja kui IFC struktuurist on ka sobiv tüüp, siis kasutan seda, aga alati võin seda täpsustada ka kasutajapõhise andmestikuga. Nii et selliselt eksportides näen ma, kuidas mu elemendid siin Bonsai BIM kasutajaliideses on kuvatud. Näiteks IFC wall, retaining wall, alumine vai vundament, IFC Deep Foundation, ülemised vaiad, postid, IFC Column, Pier Stem, sillaplaat, IFC slab ja kui mõni tala võtta, siis IFC beam ja curve segment. Ja need padjad, need siis omakorda IFC bearing elastomeerik. Ma näen muidugi siis ka siin struktuuris kõiki neid põhiklasse ja jällegi saan kontrollida, et hetkel näiteks siin üldist IFC proxy klassi ei olegi. Ja üleval spatial sektsioonis on näha, et ma kasutan siin hoopis tee nimetust ja siis, et näiteks sellel teel on üks sild ja siis juba vajadusel tasapinnad. Need tasapinnad võivad siis markeerida hoopis pealisehitust ja allehitust, substructure ja superstructure inglise keeles. No muidugi antud juhul ei ole see sild Revitis projekteeritud, vaid see on saadud läbi Infraworksi, nii et silla projekteerimise tarkvarad võivad olla erinevad ja detailsemaks projekteerimiseks kindlasti kasutataksegi teisi tarkvarasid, et siis tuleb kontrollida, millised võimalused on seal panna need IFC klassid külge. Nüüd selleks, et võib-olla enda mudelit paremini erinevate nurkade alt vaadata, võiksime kasutada ka näiteks erinevaid lõiketasapindu ja seda siis koos Explore töövahendiga. Explore tool on siin roheliste nuppude reas olemas. Ja võtan võib-olla ette siit mõne hoone otsa seina ja kui klikin Explore tool peale, valin näiteks selle seina, oletame, et selles sihis tahan nüüd lõiketasapinda sisse lükata. Vajutan Shift ja C-klahv ning siis sellega paigutan ma sellesse tasapinda nüüd ühe lõiketasapindadest ja saan nüüd hakata liikuma sissepoole või tõmmata väljapoole. Ja neid lõiketasapindu ma võin panna ka mitu, ikka seesama Explore töövahend, valin siit seina näiteks Shift ja C ja näiteks nüüd lükkan ka siit selle sisse. Ja sarnaselt ma saan neid ka kustutada, valides ühe lõiketasapinna ja delete klahv ning siis ka teine näiteks ja delete klahv. Nii et mul on võimalik siis vaadata enda mudelit erineval viisil, selleks, et seda põhiosas siis valideerida. No muidugi on oluline ka infosisu ja seda me siis veel kord vaatame läbi Object Information paleti või seal olevate paanide. Nii et kui ma mõne elemendi valin, siis ma näen siin attribuute ja attribuutidega seotud infot. Kindlasti märkan, kas on ebakooskõlasid, tüübi infot, kas ja kuidas see on määratud ja erinevaid omaduste gruppe, property sets või ka quantity sets. On ilmselge, et igat elementi on ülikeeruline kontrollida ja ega need vead ei hakka siit ka teab mis hästi silma.
Ja seetõttu me ka edasises videos vaatame siis automatiseeritud lahendusi, mis on ka Bonsai BIM koosseisus. Seda ennekõike IDS spetsifikatsiooni tähenduses, Information Delivery Specification, ehk siis nõuete dokumentatsioon kui selline meie informatsioonile. Ja no muidugi me teame ja saame IFC struktuurist ka kätte selle info, et mis tarkvarast see IFC on eksporditud. Ja veel kord, siiani me oleme vaadanud Autodesk Revitit, aga võiksime paralleelselt vaadata ka näiteks teist Autodeski tarkvara, mis siis on infra poole pealt ja Civil 3D. Aga sellest juba järgmises videos. Sarnaselt saame kontrollida mis tahes IFC faili ja seda sõltumata, mis ehitist see parasjagu esitab. Ühes järgnevatest videotest vaatamegi silla näidet. Kui peaks tekkima kommentaare või tähelepanekuid, saad need lisada kommentaaride sektsiooni. Aitäh vaatamast ja järgmiste videoteni!